Kuku Raadios välja öeldud seisukohad ei pea ühtima Kuku Raadio seisukohtadega. Krimiraadio. Tere taas! On teisipäev ja kell on 1:07 ning eetris on värske Krimiraadio. Nagu ikka on stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meiega on ka püsiekspert Andres Anvelt. Tänases Krimiraadios võtame rääkida kahel teemal. Saate teises pooles proovime aru saada, kuidas on ikkagi võimalik, et turvatud ja valvatud Tallinna vangla müüride taga mõrvati suvel noor YouTuber. Miks nii läks? Mida tehti valesti, kes on süüdi ja millised järeldused on vanglasüsteem traagilisest juhtumist teinud? Neile ja teistele küsimustele vastab Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Aga kõigepealt lahkame üht politsei mõrvagrupi viimase aja suurimat töövõitu, sest eelmisel nädalal õnnestus tabada ning vahi alla võtta 2 meest, keda on alust kahtlustada 2,5 aastat tagasi kadunud mehe ja ta esimesi nädalaid lapseootel elukaaslase tapmises. Kuidas see lugu algas ning kuhu arenes, sellest räägib meile täna Põhjaprefektuuri mõrvagrupi juht Vadim Kuperstein. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tere päevast! 2002. aasta suvel, vähemasti politsei jaoks, otsiti siis intensiivselt taga 22-aastast Lasnamäel elanud Aleksit, kuid teda kuidagi leida ei õnnestunud. Kuidas see lugu edasi läks, kuidas avastati, et ka tema 31-aastane elukaaslane on kadunud? Tegelikult nii Aleksi kui ka Kristiina kadumisest politsei sai teada sugulaste käest. Lähedased andsid meile teada, politsei hakkas koheselt kontrollima, mis nendega juhtuda võis. Kontrolliti videokaamerat, vesteldi tuttavate sõbradega, aga kahjuks see kuskil ei viinud. Aga kui võib küsida, mis hetkest politseile sai selgeks, et tegu on kuriteoga? Sest esialgu tõenäoliselt oli lihtsalt kadunud isikud, keda otsiti, aga kes võisid ise kuhugi kaduma minna. Aga mis hetkel oli selge, et see on kuritegu? No tegelikult siis, kui selle tagaotsimistoimiku käigus oli tehtud kontroll tagaotsimistoimiku raames, siis midagi ei viidanud, et tegu on kuriteoga. Et olid erinevad versioonid õhus, milles politseile räägiti, et hästi palju räägiti sellest, et neil oli plaan minna kuskile välismaale, mõned rääkisid Ukrainasse, mõned rääkisid Venemaale, keegi rääkis lihtsalt tahtis kolida ja välismaale. Et ei olnud ühtegi viidet sellele, et tegu on kuriteoga ja tegelikult me saime aru, et tegu on hoopis tapmisega, mõrvaga isegi siis, kui Aleksi surnukoha oli leitud. Alles siis? Jah. Kui ma tohin küsida, ma ei tea, kas saab vastata, ehk ma küsida tohin, kas siis neid vihjeid, et nad võivad olla läinud välismaale ja neil selline plaan oli, andsid ka need inimesed, kes täna viibivad vahi all? Kas sellisele küsimusele ma vastata hetkel ei saa, aga ma võin öelda, et mitu erinevat allikat nagu andsid politseile seda infot. No sai juba mainitud, et selge oli siis, kui et tegemist on kuriteoga, kui aasta hiljem, ehk siis 2023 aasta juulis, siis Harjumaa Lania vallas metsas selginud perekond leidis madalast hauast inimsäilmed ja ekspertiis tegi siis kindlaks, et tegemist on tõesti 2002. aasta siis suvel politsei jaoks kadunud mehega. No kui ruttu sai selgeks, et tõenäoliselt on ka kadunud naist tabanud sama saatus? Me kohe järeldustega kirustama ei hakanud. Me esimesed päevad, isegi esimesed nädalad otsustasime, et me teeme endale pildi selgeks. Tutvusime siis kõige materjale, kõige infoga, mis meil oli. Aga tegelikult üsna kiiresti me saime aru, et suure näosega Kristiina on ka tapetud. Alguses meil isegi ei välistanud tegelikult versiooni, et tema võib olla kuidagi selle kadumisega on hoopis seotud, aga üsna ruttu saime aru, et on hoopis teistmoodi see sündmus. Ja kui tohib küsida nüüd jällegi niivõrd kuivõrd saate rääkida, et kuidas see teine haud leiti, kas nüüd mis jälgi pidi te teise haua siis leidsite, jah?
Üks täpsemalt muidugi ei saa rääkida, kuna see kohtueelne menetlus alles käib, et kõigest sõimdest ei saa rääkida, äkki kaitsjad ka meid kuulavad hetkel. Aga ikkagi menetluse kaudu me jõudsime sinna ja läks aasta aega, aga tagasi sinna sündmuskohale me jõudsime. See teine haud siis juba leiti uurijate poolt, mitte siis seeneliste poolt nii-öelda? Jah, see oli leitud juba uurijate poolt. Andres, ma teen väikese kõrvalepõike sellelt konkreetselt juhtumilt. Kui me enne saadet sinuga sellest samast juhtumist rääkisime, siis sulle meenus üks aastate tagune, aga küllaltki analoogne või sarnane juhtum. Jah, tere ka minu pealt. Kui ma kuulen nüüd ka Timmi juttu, siis ma tahan öelda, et aina rohkem ma nagu vaatan déjà vu peeglis natuke teised siis taustad 33 aastat tagasi, Lasnamägi 91. aasta, kus siis kadunuma jäi üks noormees ja täpselt samuti jäi kaduma tema tütarlaps. Noormehe laip leiti täpselt samuti seenelise poolt. Kõigil oli teada informatsioon, et nad on arvatavasti välismaale võib-olla läinud, 91. aasta liikuda sai. Noormees oli teada tuntud, et ta on seotud korterivarastega, kuskil korterivaraste pundis ja kas siis uurimise eest, võimalik uurimise eest või omavaheliste tülide tõttu on nad ära põgenenud. Hiljem siis, kui oli leitud selle noormehe laip ja hakati siis vaatama juba asjale täitsa teistmoodi kui mõrvale, siis saadi selgeks, kes on siis selle pundi taga, seal juhtivtegelane, see oli mitu inimest, aga juhtivtegelane, kes on ka hiljem meediast läbi käinud, oli Anatoli Fortuna ja Anatoli Fortuna siis oma kahe sõbraga, nii nagu me jõudsime, jällegi mõni sõpradest oli jutukam, enamus olid vargad, jõudsime ka tütarlapsi laibani, nad olid kõigepealt siis selle noorme ära tapnud ja siis hakkasid muretsema, et äkki tütarlaps on näinud seda mõrva, nad teadsid, kus see tütarlaps nagu ennast peidab, redutab, haarisid ka tema kaasa ja siis Jõelähtme kandis tee-ehitus oli seal või tee lammutamine, maantee lammutamine, siis selle tütarlapse väga rõvedalt tapsid, peksid labidatega, andsid mitu korda talle noahoope, vägistasid kolmekesi ja siis tütarlaps proovis ise ennast veel ära uputada kraavis, see ei aidanud, siis nad panid tee riismete alla ja pärast ekspertiis, siis kui kurjategijaid oli ette näidanud selle koha, ütles, et see tütarlaps oli tegelikult surnud üldse lämbumisse sellest liivast ja sellest kruusast, mis kuhu ta oli maetud. Aga mis on nagu lihtsalt selle jutu, kindlasti on väga erinevad lood, aga midagi siin sarnast on, vähemalt minul tekkis kohe selline kahe pildi vaade, aga siis lihtsalt kuulajale, et ta ei peaks otsima, väga raske leida, seda kaasust on 91. aastal, 2003 uudist on küll võimalik leida, kuidas Anatoli Fortuna tulles vanglast välja, kus ta vahepeal oli proovinud ka veel põgeneda, siis leidis otsa oma kodu paraadna ees, kus ta siis mitme noahoobi ja püstolilasuga tapeti, jääb ainult arvata, kes ja mis teda tapsid, sest tapetud noormees oli Kaukaasia päritolu ja seal on teatud veretasud ju moes. Ja seda enam on 33 aastat hiljem tõenäoliselt üsna üllatuslik ja kummaline sellise kuriteo peale sattuda, Vadim, ma kujutan ette. Et ei juhtu enam tänapäeval väga tihti midagi sellist. No ühelt poolt jah, et just see, et enamus tapmise ja mõrvu, millega me ikkagi tegeleme, on, me saame nendest koheselt teada ja me tegutseme kumadel jälgedel. Meie jaoks näeb niimoodi välja, et esimesed 24-36 tundi läheb selle peale, et kurjategijat tuvastada, kinni pidada, siis järgmised 48 tundi erinevad menetlustoimingud meil on ja siis nagu see spurt saab läbi, aga see on hoopis teistsugune. Ja. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, saatejuhid on endiselt Raul Ranne ja Karel Reisenbuk. Ka ekspert Andres Anvelt on täna meiega. Saate esimeses osas räägime rohkem kui 2 aastat tagasi alguse saanud sündmustest, millest koorus lõpuks välja võigas topeltroim.
kuidas politseil õnnestus selles keerulises olukorras, kus pole uurimiseks võimalik tavapäraseid vahendeid kasutada, kuritegu siiski nii-öelda valgeks lüüa ja süüdlased kinni nabida? Sellest on meile täna rääkimas Põhjaprefektuuri mõrvagrupi juht Vadim Kuperstein. Vadim, enne pausi Andres rääkis põhjalikult sarnasest juhtumist, siis sarnasest topeltmõrvast, mis toimus siis 91. aastal ja seal ikkagi kurjategijate motiiviks oli ikkagi asjaolu, et nad kõik olid mingit pidi kuritegevusega seotud ja seal siis kurjategijad omavahel klaarisid arved, pluss siis üks süütu tütarlaps, kes sattus olema ühe kurjategija kaasa, siis langes ka ohvriks. Et seal need motiivid jooksid kuidagi nii. Kuidas nüüd selle värskema looga on? Mis motiividest me rääkida saame? Mis ajendil need kurjategijad siis ikkagi tegutsesid? Kõigepealt saan öelda, et tegelikult katsutaja kannatanud tundsid üksteist, nad ei olnud võõrad. Ja motiividest hetkel veel väga palju rääkida ei saa, kuid võin öelda nii palju, et katsust on esitatud siis 2 inimese tapmises, mõrvas ja tapmises, mis on toime pannud omakasu motiivil. Et seda me hetkel teame. Me oleme siin rääkinud tegelikult praegu 2 mehest, kes siis hetkel on vahi all, kohtu poolt vahi alla jäetud. Tegelikult on selles loos ka 3. mees, millest teda kahtlustatakse? Temale esitatud kahtlustus arvuti kelmuses, et hetkel me teame, et tema tegelikult selles tapmises mõrvas teadlikku ei olnud, et tema osalus oli hoopis teissugune ja palju väiksem. Et ma saan aru, et võeti siis krediidikohustusi nende 2 tapetu nimedele? Laias laastus? Jah, võib nii öelda. Me oleme sellest juhtumist ettevaatlikult rääkides, arvestades, et uurimine või protsess käib, menetlus on küll läbi, aga kohus on veel ees ja me ei saa väga palju ja väga lahtiste kaartidega rääkida või vähemalt teie ei saa sellest nii rääkida, aga ikkagi, mis tegi selle juhtumi uurimise teie jaoks ühelt poolt huvitavaks, aga teiselt poolt keeruliseks? Selles mõttes üks tegelikult väga oluline asi, millest peab rääkima, on see, et nagu ma enne pausi rääkisin, et me oleme tavaliselt harjunud spurdiga, kus me töötame väga intensiivselt, võib-olla 4-5 päeva. Siin tegelikult võib öelda, et see oli selline maraton, et kui me selle materjali endale saime, kui me hakkasime sellega tegelema, siis ma mäletan, et me rääkisime selle ühe siis uurijaga, kes konkreetselt selle asja vastutav oli, et rääkisime omavahel, et ikkagi, kas me mõlemad saame aru, mis meil ees ootab, et see 2 kuuga see ei saa läbi, et see on väga pikk töö on ees ja tegelikult terve see aeg, vahet ei ole, kas tegeled teiste asjadega, oled tööl, kodus, tegeled hobidega, sul mõtted kogu aeg tulevad selle tagasi, et see vaimselt on ühelt poolt raske. Aga teiselt poolt on siin meile ka pakkus väljakutse, et need tavalist tõendid, mida me kasutame, pealtnägijate ütlused, videokaamerad, nendest siin ei olnud kasu, absoluutselt. Andres, kas sinul oma tööaegadest meenub juhtum, kus sa operatiivselt kiirete asjade kõrval pead seda maratoni läbima, et pikaajalist menetlust läbi viima ja püüda leida siis mingi ränga roima jälgi olukorras, kus neid jälgi tegelikult väga näha ei ole? No ma arvan, et see oli üks suur osa 90. aastate kuritegudest, tapmistest, kus kurjategijad täpselt samuti, kui me tuletame meelde kas või need samad Permi ja linnukate sõjad, kus ikkagi eesmärk oli ju oma siis kannatanu või laip ära peita ja mis pärast, peidetakse harilikult neid, kui inimesed tunnevad üksteist, kui on olemas isiklikud mingid seosed, kas seob ühine kuritegu või mingi muu motiiv, kui me räägime selleks tavapärasest Eestis praegu levinud tapmise liigist, kus joodi 2 viina ja löödi teine joomakaasane maha, siis harilikult seda laipa ei peideta, see kõik on emotsionaalne. Nii et need on väga rasked kuriteod ja kurjategijad saavad sellest ise täpselt samuti aru, et mida paremini sa peidad, seda kauem politseil läheb, et jõuda millegi nii ja veel parem, kui seda laipa veel kunagi ei leita. Antud juhul, nagu ma saan aru, see laip ei olnud väga sügavalt maetud ja siin teevad
teevad ka metsloomad oma töö, aga muidugi jah, 90-ndatel oli see meie igapäevaelu. Tulles topeltmõrras, millest sina rääkisid, see 91. aasta oma, seal te saite lõpuks nii-öelda niidi otsa kätte, kuidas? Ma saan aru, et lõpuks keegi mingisuguse juhuse tõttu sattus mingisuguse kuriteo tõttu teile uurimise alla ja siis rääkis välja või kuidas ütleme lihtsamalt tegelikult, kui siis selle esimese kannatanu poisi laip leiti täpselt samuti nagu antud kaasus, mis Vadim rääkis, seenelised, marjulised, seda ei mäleta, siis edasi juba sai selgeks, kes oli selle noormehe tutvusringkond, tuli ka see informatsioon, mis tol ajal oli meil ikkagi väga hästi üles ehitatud, ma loodan ka tänavapolitseis, et kui kuritegevus maailmas, eriti varaste hulgas, oli ka neid inimesi, kes olid meelsasti valmis rääkima, võib-olla ka mingite pattude, nagu öeldakse siis, kappi panemise nimel ja siis sealt see hakkaski hargnema ja igas sellises vargajõugus on keegi nõrgem lüli, sest ega kõiki julmad, osad on ju kaasajooksjad ja nii see asi tegelikult pudenema hakkaski. No me oleme siin korduvalt maininud, et tavapäraseid vahendeid, mida tavapraktikas mõrvade puhul kasutada ei olnud, ei saanud, kõik, mida turvakaamerad olid kustunud, nii edasi. Loomulikult me ei saa praeguses faasis rääkida, et milliseid vahendeid siis täpselt politsei ja mõrvagrupi kasutada oli, aga võib-olla ma küsin nii, et kui palju selle kuriteo lahendamisel pidid uurijad kasutama oma sellist, ma ei tea, kavalust, leidlikkust, piltkult öeldes leiutama täiesti mingeid uusi vahendeid, kuidas infot koguda? Väga palju. kahjuks rohkem sellest rääkida praegu võib-olla ei saa, aga tegelikult nagu filmis oli äge. Kui lootusetu see olukord vahepeal tegelikult tundus või oli, et kas oli neid hetki, kus tundus, et võt see lugu vist lahenduseta äkki võibki jääda? No alguses esimene päev, mäletan, kui esimene päev, siis kui me juba teadsime, et see menetlus on meie käes, siis nagu tavaliselt, et tegime väikse koosoleku, istusime kabinetis, et seal menetlusgrupp oli koos ja siis reeglina on igaühel oma eriarvamused, kuidas me peame asja lahendama ja siis me kuidagi otsustame, mis variandid on paremad, aga siin nagu ühtegi eriarvamust ei olnud, et kõik olid nõus, et päris keeruline olukord on. Kui keeruline on ühele mõrva uurijale see olukord, kus päevad, nädalad, kuud ja lõpuks ka aastad lähevad ja asi ei lahene? Kui kurnav see on käia sellega? Selge see, et igapäevaselt tuleb uusi asju peale, sa pead tegelema muude asjadega ka, aga too asi jääb siin tiksuma ja ta käib suga kaasas. Kui raske on see kanda ühele mõrvaurijale? No eks aus vastused on väga raske. Sul see teadmine on, sul võib olla juba isegi potentsiaalselt kahtlustavad on olemas, aga kui sul need tõendid ei ole, sul ei ole selle teadmisega midagi teha. Ja eks see on väga raske. Ma teen siin mõnes mõttes nüüd ühe teema vahetuse. Üks oluline asi, mida uurijad on ikka oma töös ju kasutanud, on sideand. Ma saan aru, et nende rollist selle menetluse juures me loomulikult rääkida ei saa, aga on palju kõlapinda viimasel ajal tekitanud üks kohtu pretsedent, siis mille järgi enam sideandmeid nagu tõendina kasutada põhimõtteliselt ei tohiks, ei saaks ja ma ei saa jätta võimalust kasutamata, kui meil on mõrvagrupi juht siin stuudios, küsida, et kui palju selline sideandmete kasutamise keeld võiks üldisemalt mõrvade uurimisi mõjutada? Ma võib-olla isegi kuna see üksus, kus ma töötan, me ei tegele ainult tapmiste ja mõrvadega, meil on ka röövimised, väljaprissimised, teised rasked isikuvastased paragrahvid, siis ma arvan, et siin on õige isegi nagu üldistada, et tegelikult see ei ole mingi saladus, kui nende eristus oli meie jaoks väga-väga tähtis vahend, tööriist, millega me tööd tegime ja üks hea näide, et meil siin hiljuti oli üks raske isikuvastane kuritegu ja seal tegelikult me ise ka saime aru ja teadsime, et nii palju aega meil läks tuvastamisega ainult sellepärast, et meil enam ei olnud võimalust kõneeristusi küsida. Et küll me tuvastasime kurjategijad, aga selle peale läks nii palju aega ja kordades rohkem ressurssi
ja need uurijad, kes sellega olid seotud, nemad ei saanud siis teiste asjadega tegeleda, et ikkagi sellel asjal on tagajärg. Andres, sina endise politseiniku ja endise poliitikuna, kuidas sa selle olukorda kommenteerid, kui ütleme, politseilt on ära võetud tegelikult üks vägagi oluline ja tõhus tööriist? No, see probleem kukkus ju lauale 2014, kui ma olin justiitsminister, kui tuli esimene Euroopa kohtu lahend selle kohta ja meil on olnud 10 aastat aega sellele reageerida. Me oleme ühtemoodi reageerinud, viides siis kõneeristused, nii-öelda need metaandmed kohtu tasemele loa andmine, aga nüüd praegused need välja pakutud variandid on minu meelest täitsa arusaamatud, et teha nüüd, ma ei tea, piirkonnapõhiselt näiteks, et Lasnamäe inimeste kõneeristusi võib koguda, eks ju, nagu on välja pakutud, aga näiteks Viimsi omased ei tohi. No millest me räägime nüüd, eks? Ehk ma tahan öelda seda, et tänasest olukorrast saab välja tulla Eesti üksinda vaevalt, et see eeldab ikkagi väga kiiresti ja ruttu Euroopa siis justiits- ja siseministrite ühist algatust, millega siis muudetakse teatud Euroopa Liidu direktiive, mis siis omakorda mõjutavad ka kohtuotsuseid, sest balanss on välja läinud sellepärast, et erinevatel riikidel on olnud see kõneeristuste kasutamine väga erineval tasemel, julgeolekuküsimustes laialdastest isegi selleni välja, et näiteks vaadata jalgpalli mingite matšide turvalisust ja sealt on tekkinud see ülekasutamise risk, mida Euroopa kohus on hinnanud inimõiguste vastaseks ja Eesti on siin oma väiksuses jäänud kahjuks selle hammasrataste vahele, mis võib meile negatiivselt mõjuda tõesti menetlustes, nagu Vadim ütles. Aga Politsei- ja Piirivalveameti Põhjaprefektuuri mõrvagrupi juht Vadim Kuperstein, sellega lõpetaks täna selle teema ja selle saate osa ära. Väga täname teid, et te saatesse tulite. Meie teeme siin nüüd ühe lühikese pausi ja oleme hoopis teise teemaga peagi tagasi. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub. Stuudios on jätkuvalt ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning meiega on ka ekspert Andres Anvelt. Aga külaline on uus ja teema on teine. Nii siis, tänavu juunis tapeti Tallinna vanglas 23-aastane YouTuber ja suunamudija Sem Carlos Kolk, kes kandis karistust narkokuriteo eest, kui nii üldiselt väljenduda. Tapjaks osutus Kolgi kongikaaslane, varem korduvalt karistatud noor retsidivist Marek Madisoo, kes kahetsuse asemel on tundnud oma teo üle pigem uhkust. Muu hulgas on ta ka väljendanud soovi saada sarimõrvariks. Selle juhtumiga seoses, võtke või jätke, on rohkelt küsimusi, sestap on meil saates külas Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse. Tere tulemast Krimiraadiosse! Tervist! Rait Kuuse, paneme kohe paika, kui palju me saame antud kuriteo üksikasjadest, sest ju kohtupidamine tolle Mareku üle veel käib, eks? Kriminaalmenetlus on täna poolel, et ega me ei saagi neid detaile eriti rääkida, et küll aga võib-olla saame rääkida sellistest üldisest vahistatute siis elukorraldusest ja tööst nendega. Ma siinkohal tahaks märkida värsket uudist, et too narkokaupmees Ygis Piler, kelle alluvuses ja kelle süsteemis Kolk töötas, pääses äsja vanglast vabaks ja pääses ootamatult või hämmastavalt kergelt. Kõigest 10 kuud ta istus kinni, ehkki mingil hetkel ju kaaluti tema puhul lausa eluaegset vanglakaristust. Ehk et siin seda valusamalt kõlab kogu see lugu, mis toimus vanglas ja mille tõttu siis üks noor ära oma elu kaotas. Aga see on omaette jutt. Mind huvitab väga, et mis asjaoludel või mis moodi need kaks inimest ikkagi kokku said seal Tallinna vanglas. Siis mainitud Carlos Kolk ja tema tapja. Jah, et üldisemalt rääkides siis vanglas on, kõikides vanglates on kambrid, kambrites on siis maksimaalselt 2 kohta. Et ehk siis, et vanglal on valida siis nii-öelda keda mingisse kambrisse siis paigutada, keda paigutada kellega koos. Ja need valikutel on omad nii-öelda seaduslikud raamid ja ka piirangud, keda siis võib koos hoida, keda ei või hoida. Vahistatute puhul on sellist 2, ütleme siis kõige sellist selgemat või ütleme ka seadusesse kirjutatud reeglit on siis see, et
vahistatute puhul ei tohi paigutada kokku kuriteokaaslasi või siis kedagi, et kes siis omavahel siis võiksid midagi ka kokku leppida ja mõjutada kriminaalmenetluse toimimist, et see on selline esimene reegel, teine on see, et vahistatud ja süüdi mõistetud ei paigutata kokku omakorda. Et ehk siis, et vahistatute grupp peab olema siis just kriminaalmenetluse huvides eraldatud teistest süüdi mõistetutest. Need on kaks sellist reeglit, ülejäänu on selline vanglaametnike siis info kogumine ja töö sellega, et kes siis kellega mingisugusesse kambrisse võiks kokku elama selleks perioodiks, kui nad on vahistatud, sobib ja seal arvestatakse nende inimeste teadaolevat siis käitumist, arvestatakse nende inimeste tausta, hinnatakse ka seda, kuidas vangistus sinnamaani läinud on, vaadatakse ka seda, et kas meil on siis olemas vangla poolt vaadates mingid sellised ohumärgid et nad võiksid üksteisele olla ka mingil määral ohtlikud või mitte. Et seda infot kõike kokku pannes siis neid otsuseid vanglates tehakse ja paraku on ka nii, et päris üksinda kambrisse kõiki me paigutada täna ei ole võimelised, et meil lihtsalt pole ruumi. Pole ruumi, vabandust, me oleme ju siin lugenud uudiseid, kus meil on vanglas jõuliselt kohti üle, vanglatega pole midagi peale hakata, kui rääkida siin Tartu vanglas, et kas tõesti siiski nii palju ei ole, et siin teatud riskide puhul ikkagi inimesed panna üksikkongi? Ja meil täna on kuskil nii, et ütleme keskmiselt 40%, et igast 10 vanglas viibijast 4 on siis omaette kambris erinevatel põhjustel, et seda meil on võimalik panna, tõesti vanglakambreid Eestil on üle. Teistpidi jällegi vanglateenistusel on ka väga selgelt järgneva 3 aasta jooksul circa 8 miljonit kärbet ja see kärbe tuleb reeglina personaalieelarvest, mis tähendab seda, et me tegelikult kõiki neid vanglahooneid kasutuses hoida lihtsalt pole võimelised. Ja üksikkongis istuv üksikk vang on kõige kallim pidada, oleme õieti aru saanud? No nii ja naa, selles mõttes, et vangla on ikka kallis, et meil on pigem küsimus on selles, et vangla on jaotatud erinevateks valvepiirkondadeks, valvepiirkonnad tuleb ära mehitada ja vanglaametnikele tuleb maksta ka väärilist töötasu ja seda on võimalik siis teha ka nii, et siis võttes vähem valvepiirkondi kasutusele ja kontsentreerides siis selle eelarve ressursi, mida maksumaksja meile on siis võimaldanud nendele valvuritele, kes siis töötavad nendes väiksema arvulistes valvepiirkondades, et see on niisugune elu paratamatus mõnes mõttes, et liigselt võib-olla luksuseks ma seda ei pea, et kinnipeetavad võiksid olla üksinda kambris, aga kõike seda võimaldada täna ei ole meil tänast eelarve tingimust võimalik. Küll aga ma ütlen lihtsalt seda siia juurde veel, et seal küsimus on ka kindlasti selles, et teatud riskid on ka üksinda kambris olemisel. Et näiteks, et me teame, et üksinda kambris viibimine ka suurendab näiteks enesetapuriski. Nii et seda me peame samamoodi kaaluma alati, et kui me kedagi üksi paigutame. No tõsi, tapmised on vanglas tänapäeval ju väga haruldased, suureks üldjuhul kas siis terviserikke tõttu või nagu te ka mainisite, on oht enesetappudeks. Miks ikkagi seda tapmist ei õnnestunud kuidagi ära hoida, kui ikkagi need reglemendid on teil kuidagi paigas, kuidagi üles kirjutatud, te jälgite neid asju? Selles mõttes, et meie jaoks on see väga traagiline sündmus, mis sundis tegelikult meid väga aktiivselt kõikegi üle vaatama. Küll aga me ei näinud siis, ütleme siis nii, või vanglaametnikud ei näinud ette seda võimalust, et need inimesed võiksid üksteisele ohtlikud olla. Te loetlesite enne järjest punkte, mis alustel inimesi saab või ei saa ühte kongi panna. Nii palju, kui ma nüüd meedia vahendusele lugenud, Carlos Kolk ikkagi oma sugulastele justkui väljendas, et tema see kambrikaaslane ei ole normaalne, et mitte öelda, et on haige ja väljendas ka soovi mitte koos olla. Kuivõrd nüüd ütleme vangla ametniku või vangla süsteemi jaoks on oluline nüüd see info, mida ütleb vang ise, et ta ei saa selle inimesega koos olla, ta peab olema eraldi. Kas see on ka mingisugune argument, mida tuleb arvestada? See on selles mõttes infokill, mida tuleb arvestada, mida tuleb siis ka lähemalt analüüsida, vaadata, rääkida inimestega, et ütleme selliseid olukordi vanglas, kus üks või teine kambrikaaslane tegelikult
arvab, et ta võiks paikneda kuskil mujal või et siis, et on mingisugused ka sellised küsimused, mis vajavad tähelepanu selle kambri nii-öelda ühiselu korraldamisel, et need on sellised igapäevased. Et me päris tõesti kergekäeliselt nagu iga palvet kohe nagu ütleme selliseks nagu seaduseks endale ei võta, küll aga vanglaametnikud peavad siis omalt poolt hindama, et kui tõsiselt võetav see soov nagu on. Et teinekord on ka selliseid ütleme selliseid manipulatiivseid võib-olla selliseid nagu soove saada kellegiga kokku mingisse kambrisse minna, me peame alati siis välistama sellise võimaluse, et tegelikult on seal mingisugused muud nagu nii-öelda asjad nagu taga on ja kui nüüd pragmaatiliselt võttes, siis ütleme, kui 2 inimest kambris koos peavad nagu elama küllalt nagu pikka aega, 24 tundi ööpäevas, et siis see nõuab teatud määral ikkagi sellist teisega nagu arvestamist ja mingeid selliseid nagu ebakohti seal kahtlemata nagu tuleb nendel kinnipeetavatel. Ma toon siia juurde veel ka selle, et kuni oktoobrini tegelikult Eesti seadusandlus oli üsna piirav vahistatud osas ja nägi tegelikult ette, et reeglina siis vahistatud peavad viibima oma kambris 23 tundi ööpäevas. 1 tunni siis saavad jalutada ja välja kambrist saab ainult siis, kui on mingi selline väga nagu eesmärgipärane vajadus välja saada, et näiteks on vaja minna õppima või midagi taolist, mis näiteks alaealiste puhul on kohustuslik. Et siis reeglina ikkagi Eesti seadused nägid ette et vahistatud on selline maksimaalne isolatsioon, et alates 1. oktoobrist on vahistatud eluosakonnad sarnaselt süüdimõistetutele ka vabad, et ehk siis vähemalt 4 tundi päevas saavad nad ühisaladel ka aega veeta, mis võiks ka leevendada siis nii-öelda sellist isolatsiooni ja isoleeritust. Vangla ju hindab kinnipeetava ohtlikkust ja kui lugeda näiteks sellesama Madisoo, kes Carlos Kolgi tapmises süüdi on, ütlusi enda kohta, et olen igatepidi peksa saanud ja rentstest läbi käinud ja see, mis praegu juhtus, andis mõista, et selline ma olen ja olengi olnud kogu aeg, see selgitab kõike seda vägivaldsust, mind karistused ei huvita selle uue asjaga, Carlos Kolgi tapmisega, siis on mul täiesti savi, mis sealt tuleb, pangu maksimum, järgmisena tuleb nagunii eluaegne. Kas siis vangla tõesti märganud või ei hinnanud seda, et mees on ohtlik ja võib-olla sellise narkokurjategijaga kokku pole mõtet panna? Nagu ma ütlesin, et siis meie parima teadmise korral või vanglaametnikud sellist nagu nii-öelda ohtu ette näha ei osanud, Et ega mul siin muud nagu öelda ei ole, et väga traagiline sündmus ja loomulikult nagu täna me kõik tahame ja soovime, et me oleksime olnud suutelised seda kõike nagu nii-öelda ette nägema. Aga paraku neid erinevaid, ütleme siis, infokilde on üsna nagu palju ja mitte kõik nad alati ei viita sellele, et keegi võib kujutada kellelegi ohtu, et kui me viisime läbi ka teenistusvalve, et vaadata, kuidas Tallinna vanglas vahistatutega tööd tehakse, siis me näeme tegelikult seda, et vahistatutega erinevaid selliseid sündmusi on, aga neid väga raskekujulisi sündmusi, kus nad oleks kas 11 siis nii-öelda rünnanud, kakelnud või siis ametniku rünnata proovinud, et neid on tegelikult ikkagi kaduvväike hulk nendest kõikidest sündmustest, mis on, et suures plaanis jällegi selle sündmuse puhul ei lohuta ju kedagi, aga suures plaanis tegelikult ikkagi on väga-väga harukordne see, kui on mingi selline vägivald, kus keegi saab kannatada. Ma toon meelevaldselt sisse veel ühe dimensiooni ja küsimuse esitan eeskätt Andresele, kes mäletab siin 90ndate algusi. Toona toimus vanglates ikkagi päris sageli tapmisi, ikkagi 10 aastas. Sageli need olid omavaheliste seal kohapeal tekkinud tülide mingisugused klaarimised, aga tihtipeale või tuli ette, et käsk tappa tuli väljapool vanglat, ehk et keegi, keda siis oli vaja tappa, et tal oli siis kas mingisugune info, mida ei tahetud, et ta räägib või keegi väga kartis, et see info tuleb välja, mida ta teab. Ühesõnaga korraldati tapmine. Kuivõrd praegusel juhul sul tundub, et on võimalik, et ka siin nagu ütleme, on üks tüüp, kes enda karistusest väga ei hooli ja on juba leppinud saatusega, et ta on eluaegne, et ta sai mingisuguse käsu korraldada siis see tapmine, sest Carlos Kolk, nagu öeldud, oli ikkagi osaline ühes väga suures ja mahukas narkojuhtumis. Kõigepealt
ruttu lihtsalt väikene see remark sinna 90-ndatesse, et jah, küll see number oli suur, aga kas nüüd kõik olid sellepärast, et kuskilt Vabaduses seda telliti vaevalt, kõik mitte, enamus olid ikkagi need, kus jagatud omavahel seda mingit autoriteeti või siis seda kohta, nagu vanasti öeldi, selle baraaži ääres või selle WC augu juures või nii edasi, aga mis ma tahan öelda, et tänasel hetkel on nüüd hinnata, kui meil Rait Kuuse siin ütleb, et nad on seda asja kontrollinud, muidugi alati niisugust narkokuriteo puhul peab arvestama seda, et võivad olla ka mingid taustad teised, kindlasti seda paremini isegi ma arvan, kui need riske, kui meil vanglatöötajad teavad, eks on need kriminaalpolitseinik, kus neid inimesi kinni panid ja nemad oskaks võib-olla küsimusele paremini vastata, aga tegelikult on ju kohtuistung läbi juba. Et see õudne surve kedagi eest ära koristada, kes võib palju rääkida, on harilikult enne kohtuistungit pärast kättemaksuks, see on, eeldab juba mingisugust teist etnilist kuritegevust. Ja üks asi veel, mis ma tahan öelda, mis nagu Rait Kuuse jutu nagu toetamiseks on see, et tuleb arvestada, et need inimesed, kes istuvad vanglas, on väga-väga manipuleerivad. Ja näiteks, kui me võtame siin isegi varasema aja, kus meil ei olnud vanglad, olid need tsoonid ja kus hommikust õhtuni kirjutati neid pabereid saada näiteks Patarei vanglasse, juba üksi sellepärast, et näiteks seal kellelegi nuga anda või mis iganes teha, siis selleks valetati kokku, võeti endale isegi võõraid kuritegusid oma kaela, et saaks näiteks eeluurimise vanglasse nii edasi. Nii et seda manipulatsiooni, mis sealt tuleb alati arvestada ka näiteks, kui hindad ühe või teise kinnipeetava või süüdimõistetu siis soovi saada mingisse teise plokki või teise vanglasse või teise kambrisse. Rait Kuuse, ma väikse repliigi korras küsin ka teie kommentaari. Kui mööda ma oma niisuguse mõttekäiguga läksin? See on rohkem nüüd nii-öelda see kriminaalmenetluse erinevate uurimissuundade nagu nii-öelda küsimus, et ma arvan, et kriminaalmenetlus peaks andma sellistele küsimustele vastused, et mis võisid olla nagu nii-öelda selle konkreetse siis tapmise motiivid, et kriminaalmenetlus on täna alles pooleli, minul on siin nagu keeruline kommenteerida, et mis või kuidas need asjad võisid nagu nii-öelda sündida ja ma ei tahaks nagu väga täna nagu spekuleerida ka, sest et kindlasti on siin väga palju neid ütleme siis prokuratuurile ja uurijatele teada olevaid nagu andmeid, mida me hakkame alles nagu tulevikus nagu kuulma ja eks me siis sealt saame veel omakorda nagu ainest, et kas vanglapraktikat mingil määral peab veel korrigeerima, lähtudes võib-olla sellest infost, mida me nendest menetlustest nagu saame, et mina ei oska siin nagu küll midagi nagu nii-öelda öelda, aga ma arvan, et alati tõenäoliselt kriminaalmenetluste korral ka selliseid versioone siiski väga tõsiselt kaalutakse, et kas seal on mingid tõendid selle kohta või mitte, et nii-öelda, eks me siis kuuleme sellest, et ma ise küll sellist nagu nii-öelda korraldamise poolt, et pean täna nagu pigem nagu vähe tõenäoliseks nagu vanglas, et me oleme ikkagi jõudnud nagu oma otsustuste ja kvaliteediga ikkagi sinna tasemele, kus need otsuseid teeb vanglateenistus nii-öelda, keda kuhugi nagu paigutatakse, me püüame võimalikult palju siis seda infot arvesse võtta, mis meil nagu kasutada on, aga vahistatute puhul on meil ka mõningad piirangud ja piirangud on näiteks see, et niikaua kui inimene ei ole ka süüdimõistetud, me ei tee selliseid nagu nii-öelda tavapärased karistuse täideviimise riskihinnanguid ja ohuhinnanguid sellisel kujul, vaid me pigem tugineme sellele nii-öelda julgeolekuteabele, mis meil on tema kohta saada. Krimiraadio. Krimiraadio jätkub, stuudios ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ning ekspert Andres Anvelt. Tänase Krimiraadio teise poole oleme pühendanud tänavu suvel Tallinna vanglas aset leidnud traagilisele sündmusele, kui kongikaaslane tappis narkokuriteo eest karistust kandnud noore suunamudija Carlos Kolgi. Räägime sellest, miks nii läks. Ja mind nüüd huvitab juba see, mis järeldused tehti. On selge, et iga selline traagiline juhtum, liiatigi kui need juhtuvad Eestis nüüd viimasel ajal ikka väga harva, tähendavad ikkagi selgelt mingisuguste süsteemide ülevaatamist, töökorralduse ülevaatamist ja nii edasi. On see nii? Jah, see on nii, et meie siis Justiitsministeeriumi poole pealt vaatasime üle Tallinna vangla töö kõikide vahistatutega esimese poolaasta vältel, et võttes siis põhimõtteliselt vangide kõik nendega tehtud toimingute andmed meie siis kinnipeetavate isikute registri põhjal ja vesteldes ka sealhulgas ka kinnipeetavate endaga ja vahistatutega siis nii-öelda, et saada nagu täielik ülevaade nagu selle kohta, et kus kohas on need kohad, kus tegelikult vanglateenistuse töö peab olulisel määral paranema.
et noh, selge on see, et seda traagilist sündmust me kuidagi pidi ju olematuks teha ei saa, aga ütleme, noh, minimaalne, mis me peame nagu tegema, on vaadata siis ja hinnata olukorda, et kas me saame nagu tulevikus ikkagi teha midagi teisiti või siis paremini. Et ja noh, tulles nagu selle juurde, siis see teenistuslik järelevalve tegelikult noh, näitas, et noh, suures plaanis nagu nii-öelda vanglapraktika on selline, nagu ta peaks nagu olema, küll aga meil on päris mitu nagu sellist paranduse kohta seal, kus me võiksime oma tööd ümber korraldada ja üks nendest näiteks on see, et vahistatute puhul üks konkreetne üksus vahistatule spetsialiseeruda ja mitte neid võib-olla nii-öelda kogu vangla peale ära jagada, mis aitaks ka rohkem kompetentsemalt nendega tööd teha ja tähelepanu pöörata. No kokku 22 ettekirjutust, ma saan aru, kvaliteedi tõstmiseks töös vahistatutega tehti. Mis veel? Need ettekirjutused ongi vanglale nüüd täitmiseks, et tegelikult jaanuaris järgmisel aastal peaks olema siis nende tegevuskava, mis vangla on kavandanud, ellu viidud. Väga palju tähelepanu tahtsime me, et pöörataks juhtumikorraldusele, et vanglaametnikud personaalselt nende inimestega oleks suuremas kontaktis kui seni. Seda võimaldab ka minu poolt eelnevalt noh, siis teada antud siis vahistatute nii-öelda avatud osakonnas viibimine 4 tundi päevas vähemalt, et kellel neid piiranguid ei ole. Seal me tahame näha nagu vanglalt tegelikult edasiminekut ja me järgmise aasta esimeses kvartalis teeme ka järelkontrolli, et kas kõik need nii-öelda kokkulepitud tegevused viidi ellu, kas kõik need ettekirjutused on saanud täidetud, kas vangla nagu muutis või kohandas oma praktikat selliselt, et tulevikus paremini erinevaid riske ennetada. Ma saan aru, et järgnev ja kogu meie tänane saade või see saate teine pool nüüd ohvri lähedasi kuidagi ei lohuta, aga siiski, kui küsida nii, et kas me saame üldse välistada, et vanglas, sellises kohas nagu vangla on, ei juhtu edaspidi tapmisi? Ma tahaks öelda, et see meie eesmärk ju on, et välistada, et vangla oleks turvaline keskkond ja selliseid, noh, ütleme siis, selliste tagajärgedega sündmusi seal toime ei panda, küll aga noh, ma oleksin üsna nagu nii-öelda sinisilmne, kui ma ütleksin seda, et vangla noh, on siis põhimõtteliselt kõige õiguskuulekam koht Eesti riigis. Vanglas on kinnipeetavad väga erineva taustaga ja mida vähem on Eestis kinnipeetavaid, seda kontsentreerunum see probleemide hulk seal vanglas on, sõltuvusprobleemidest käitumise ja mõtlemise probleemideni väga, noh, ütleme ka kohati varjatud kujul nii-öelda, mida me alles peame tuvastama, et mis tegelikult inimestega toimub ja mismoodi nad ennast nagu nii-öelda näevad ja üleval peavad. Nii et noh, paraku ütlen, et see meie väljakutseks nagu jääb ja täielikult välistada siis seda, et kinnipeetavad, kas siis vahistatud või süüdimõistetud noh, oma käitumisega vanglas ei püüa teisi ohustada, et seda ma ei saa. Andres, on sul siin mõni repliik? Ei, ma arvan, esiteks üks asi on, et me oleme selle 20 aasta jooksul liikunud tegelikult kuritegevuse kasvulavast, milleks olid need tsoonid, kus lepiti kokku uusi kuritegusid, kus tekkisid uued grupeeringud, täitsa uude faasi, eks ju, et meil on need vanglatüüpi vanglad siis nagu öeldakse, mis on loonud ikkagi tunduvalt turvalisema keskkonna ja ma olen alati rõhutanud ühte oma mõttekäiku nii tudengitele Sisekaitseakadeemias kui ka inimestele ümberringi, et kui me ei oleks omal ajal teinud seda suurt vanglareformi, mis me tegime, oleks meil praegu kindlasti kuritegevus tunduvalt suurem ka vabaduses. See, et jah, vangla sees juhtub, tuleb arvestada ka seda, seal istuvad inimesed, kes on juba tegelikult konfliktis kuritegeliku maailmaga, nüüd on vangla küsimus, kuidas luua parim keskkond, et need inimesed, kes on üksteisele ohtlikud, oleks isoleeritud ja samas need inimesed ei oleks jälle isoleeritud sellest võimalusest, et nad kuidagi muudaksid oma käitumist selleks hetkeks, nad vabanevad. Aga sellega on tänane Krimiraadio lõppenud. Rääkisime politsei mõrvagrupi viimase aja ühest suuremast töövõidust. Eelmisel nädalal siis õnnestus tabada ning vahi alla võtta 2 meest, keda on alust kahtlustada 2,5 aastat tagasi kadunud mehe ja ta lapseootel elukaaslase tapmises. Saate teises pooles aga püüdsime selgusele jõuda, mis asjaoludel sai sel suvel Tallinna vanglas juhtuda noore kinnipeetava mõrv. Justiitsministeeriumi vanglate asekantsler Rait Kuuse, aitäh, et saatesse tulite. Täname ka kõiki kuulajaid, loomulikult
ka kõiki saatekülalisi. Saadet juhtisid nagu ikka ajakirjanikud Raul Ranne ja Karel Reisenbuk ja meiega oli samuti ekspert Andres Anvelt. Järgmine Krimiraadio on eetris juba järgmisel teisipäeval. Kuulmiseni! Krimiraadio. Krimiraadio.